Head noored, nüüd on neil gala vahepalaks võimalik rääkida 2011. aastal samuti minifirmat teinud Rudolf Gustaviga. Kui toona oleks toimunud võistlus, mida siis veel ei korraldatud, siis kindlasti oleks Rudolfil olnud väga suur šanss jõuda sinna esimestele kohtadele, aga ta on väga edukaks osutunud hoopis järgmistes ettevõtmistes, järgnevates vanuste astmetes. Rudolf, tere! Tervist! No sind teab vist enamik praegu ühe startupi Pager ridadest, millega sa suutsid kinni panna ajujahi just hiljuti. Et millega siis Pager tegeleb? Ja tõesti, me olime see aasta ajujahi programmis ja võitsime ja Pager, mis me teeme, on see, et me aitame trükikodadel trüki ülejäägile lisatellimusi lisada, et see paber ära kasutada. Eks meie eesmärk on säästa loodust läbi selle, et me kasutame ressursse optimaalsemalt. No, Pagerit mina vaadates ajujahti märkasin kohe teie säravaid roosasid särke. Ütle meile, kas see on strateegiline valik, et kohtunikke ka sellega läbi mõjutada. Kas see tõi teile võidu või oli seal ka midagi muud? Ma arvan, et võidu aluseks on ikkagi see progress, mis me aja jooksul tegime, kuidas me võtsime nõu kuulda, arenesime edasi tiimina. Loomulikult roosad särgid oli osa meie strateegiast, et paista silma, et iga kord, kui on ekraanil, siis meid on kõige rohkem näha. Sinu ettevõtja karjäär sai ju alguse päris noorelt, et kas sa oma esimest sellist koduväravas tehtud ettevõttest ka mäletad? Ma arvan, et esimene selline, kus ma nagu sükse ettevõtmisega kokku puutusin, oli Pärnu rannas siis jäätise müük, et mina olin sellise kastiga, kõndisin ringi ja müüsin jäätist ja tegin alati oma putka ja ma arvan, terve Pärnu ranna seal müügirekordeid, toona vist mingi 500 eeku päevas. Kui vana sa olid siis? Ma arvan, see oli peale kolmandat klassi. Peale kolmandat klassi, nii et pisike poiss. Ma loodan, et teil on juba oma jäätised müüdud. Aga põhikoolis võtsid sa ette siis minifirma programmi ja tegude kalender, mis tänaseni siis nime all Seika tegutseb. Ainus minifirma, mis on jätkanud siis päris firmana. Kuidas sul see trikk õnnestus juba nii noorena? See on põnev jah, et meie võtsime missiooniks inimesi rõõmustada, inspireerida ja see tegude kalendri lugu ongi selles, et su päeva õnnelikumaks muuta. Ja ma arvan, et see on üks nagu see edu või pikaajalisuse võti olnud see, et meil on olnud see sama missioon või sama see mõte kogu aeg oma selle projektil ja see on kõnetanud inimesi, et see on läinud korda ja üks, mis oligi, et kuna me esimene aasta müüsime need 1000 kalendrit paari nädala jooksul ära ja meil oli tellimusi veel kümneid ja kümneid, siis me nägime, et okei, inimestele vist meeldib see idee, et siis me otsustasime jätkata ja nii ta on läinud ja tänaseni tegutseme. No just, aga sa oleks võinud ju jääda nii-öelda loorberitele puhkama, edukas äritee oli leitud, aga ometi ka gümnaasiumis otsustasid sa teha õpilasfirma Sibis. Minule meenuvad väga mitu sellist nii-öelda esimest asja õpilasfirmade ajaloos. Esimene pressikonverents, esimene miiting Riigikogu ees põllumeeste toetuseks. No mis kartuliäriga te tegelesite toona? Ja see Sibis aasta oli kindlasti väga põnev, et me võtsime suurelt ette ja hästi palju turundusega tegelesime ka. Et mis meil oli selline marketplace, kus me tahtsime talumeeste siis aidata talumeestel oma saadusi müüa otse lõppkliendile. Et me tegime sellise IT-platvormi, kus sai tellida ja tegime tõesti omamoodi revolutsiooni igasuguste turundusideedel. Et jah, see oli põnev aasta. Aga Sibis täna, eks ju, ei jätka, et oled sa kurb, et see projekt nagu pooleli jäi? Alguses oli pettumus, ma arvan, suur, kui me nägime, et asi nagu ei käivitu sellised mahus, mis me nagu lootsime. Aga ma arvan, et tegelikult praegu vaadates ma olen väga tänulik, et see ei jätkunud, sest ma praegu ei teeks seda, mis ma praegu teen. Ja teiseks kõik need kogemused, mis me saime alates sellest, kuidas marketplace'i üles ehitada, kuidas logistikat planeerida, kuidas teha väga väikese turunduseelarvega üle-eestilist katvust kõikides meediakanalites, nii pressikonverentsi kui muude kampaaniatega, et see on see väärtus tegelikult, mis seal programmist mina sain. Aga täna on meie publikuks siis noored põhikooli õpilased, et mis on su soovitus nendele, et kuidas nemad jõuaksid sama kaugele, nagu sina oled jõudnud, võib-olla veel kaugemal, et mis võiks olla nende edu siis pant? Ma arvan, et üks kõige olulisem on see, et unistada nagu suurelt ja ma ei mõtle mitte nagu suurelt tavalises mõttes, et okei, et ma olen Pärnus, et hakkan võib-olla Tartus ka midagi müüma või lähikülas tegema, vaid nii suurelt, et okei, ma olen nagu maailma tipptegija, kõige parem maailmas. Ja teine on see, et võtta enda konkurendina mitte neid konkurente, keda sa arvad, või kes otseselt on konkurendid, vaid võtta kõige paremad oma sektoris terves maailmas. Et kui meie tegime minifirmad, siis meie konkurendid olid õpilasfirmad või pärisfirmad. Meie minifirmasid üldse nagu ei vaadanud selles mõttes. Ja kui me täna teeme oma ettevõtteid, siis me vaatame nagu maailma parimaid tegijaid.
kellega me võrdleme, et sealt õppida. Ehk siis Rudolf, ma arvan, et on paslik soovida noortele suurt ambitsioonikust ja sellega siis saame siit praegu Rudolfiga lõpetada. Vaatame, kes on selle aasta parimad minifirmad.